Tere, lugupeetud konverentslased! No, sõna kriis on juba siin hommikupoolikul vilkunud päris palju ja nagu ma aru saan, on ka siin järgnevates ettekannetes ohud ja kriisid ja taolised terminid on suhteliselt tihedalt kasutamisel. Ja tegelikult on ka viimasel ajal kriisitemaatika on nagu akadeemiliste uurimuste osas on muutunud küllalt oluliseks. Erinevate ülikoolide uurijad, nii Tehnikaülikool, Tartu Ülikool, meie ülikool on mingeid kante kriisitemaatikast uurinud. Aga põhimõtteliselt on siin nagu võib eristada, et need uuringud on olnud kahte sorti, et ühed on nagu need, mis puudutavad mingi valdkonna kriisi kitsalt. Et mingis valdkonnas läheb asi pahaks, võib toimuda mingi murrang või olukorra järsk halvenemine ja teiselt poolt siis nagu sellised uuringud, mida võiks siis nimetada, et uuritakse käitumist hädaolukordades. Kui ükskõik mingi suurem pauk tuleb, et siis kuidas inimesi ümber paigutada ja toita ja igasuguseid süsteeme, mis võib-olla puruks lüüakse, mingite paralleelsüsteemidega asendada ja nii edasi. Nüüd meie oma uuringus vaatasime, millest ma siin edaspidi räägin, vaatasime asja natuke laiemalt. Püüdsime nagu teha sellise, ütleme, plaatpildi või laiema pildi kriisitemaatikast, kus siis käsitlesime nii seda, et mis võib kaela tulla, kui ka siis seda, mis siis juhtuma hakkab ja kuidas mingites olukordades võiks käituda ja tõenäoliselt käitutakse. Ja tegemist oli siis laiema sellise uurimiskonsortsiumiga põhilist Tallinna ja Tartu ülikoolide teadlaste baasil ja me siis püüdsime genereerida terve rea Eesti jaoks potentsiaalselt olulisi kriise, et vaadata, et mis siis võiks toimuma hakata ja milline käitumine oleks siis mõistlik, kas nende ennetamisel või nende pehmendamisel. Aga nendest ma räägin ettekande teisel poolel, et praegu ma tahaksin anda natuke sellise teoreetilisema fooni sellele asjale. Ja ütleme, üks arusaam, millest meie küll lähtusime, oli see, et ikkagi ka teaduskirjandus üha enam väidab, et maailm järelikult ka Eesti on väljunud senisest küllalt stabiilsest arengustaadiumist ja on liikumas nagu teistsugusesse. Ja võiks seda öelda niimoodi, et maailm häälestab end ümber ja endisele lähedasele tasakaalu jõudmine või uue tasakaalu kiire teke, et see lähiperioodil ei ole tõenäoline, et ees seisab selline suht stektiline periood. Siin on rahvusvahelised suhete uurijad näiteks on arvanud, et võib-olla läheb 20 aastat ennem, kui maailmas tekib suurvõimude vahel mingi uuem stabiilne tasakaal. Keegi ei tea, aga nii on pakutud, aga probleem on see, et tegelikult ei ole ju küsimus ainult nendes rahvusvahelistes suhetes ja julgeolekuohtudes, aga on ka kõik võimalikke teisi selliseid negatiivseid asju, mis võivad meie elu keerulisemaks teha. Nüüd, siit võib siis resümeerida, et tekib teistsugune tegevuskeskkond, et me oleme sisenenud kriisi tihedasse reaalsusesse. Ja nüüd võib-olla tuleks natukene seda kriisi mõistet täpsustada, sellepärast, et meil oli eile õhtul ka üks selle lähedase teemaline seminar ja seal tekkis ikkagi tõsine vaidlus, et mis asi see kriis siis nüüd ikka on, et me ju räägime paljude asjade kohta, ütleme, et meil on, ma ei tea, poliitiline kriis ja sündimuskriis ja meditsiini rahastamise kriis ja eelarvekriis ja terve rida nagu selliseid asju, aga tegelikult kui me vaatame, et millest jutt käib, siis jutt käib pigem sellest, et toimuvad mingid protsessid, mis liiguvad just nagu meie arvates mitte heas suunas. Mille kohta võiks öelda, et toimub mingites valdkondades selline
et mitte öelda tagumikukursil, ütleme istmikukursil nagu liikumine ja ütleme, et see võib nagu viia kriitilisse olukorda meid. Et nüüd antud uuringu kontekstis me nagu taolisi asju kriisidena ei käsitle. Et me käsitleme kriisidena, võib-olla see pilt on natuke liiga mehhanitsistlik, aga pigem nagu selliseid lühemaid või pikemaid perioode, kus toimub järjepidevuse järsk katkemine või ütleme, loomulik elu järsku muutub teistsuguseks. Koroonakriis on minevikukriisidest päris hea näide. Asjad toimusid ühtemoodi, siis oli mingi järsk katkestus ja kõik hakkas toimuma teistmoodi. Kas see kriis tingimata toob kaasa ainult halba, ei pruugi tuua, me mäletame, et siin oli 80 aastat lõpul, 90 algul oli ka hirmus kriis, aga välja tuli sealt iseseisev Eesti, eks ole. Polnud nagu kõige kehvem tulemus vist. Ja ühesõnaga jutt käib ikkagi nüüd sellest, kus siis toimub selline järjepusev katkemine, mingi selline periood, kus siis võib järsku olukord muutuda või toimuda pööre siis paranemisele, kui hästi läheb, aga võib toimuda ka selline pööre väga tugevale allakäigule või isegi süsteemi lagunemisele. Tähendab, et see on nagu selline otsustav moment ja ilmselt see otsustav moment nüüd eeldab siis ka teistsugust käitumist. Ja üks hüpotees nagu meil on see, et kui me vaatame nagu meie institutsionaalset süsteemi või valitsussüsteemi või kuidas me seda nimetame, et siis me väidaks, et see ei ole tegelikult absoluutselt valmis selleks, et toimida korralikult uues kriisi tihedas keskkonnas. Ta peab ilmselt muutuma või peame teda muutma, et selles olukorras nagu hakkama saada. Ja on viimasel ajal ka väga populaarne selline termin nagu polükriisid, ühesõnaga räägitakse sellest, et üks kriis tekitab teise, see tekitab kolmanda ja nii edasi. Rõhutatakse seda, et mitmed kriisid on meid tabada korraga, mitte nii, et koroonakriis tuli, aga siin võib tulla veel midagi hullu paralleelselt või taolisele midagi juurde või siis teine variant, et kuna kriisid meid sasivad nagu pidevalt, et siis meie nagu keskkond on nõrgenenud ja kui siis tuleb mingi võib-olla üldse mitte kõige hullem kriis, et siis nagu on asjad pahasti. Nüüd vaatame, kas ma tagasi ka saan liikuda, saan ikka. Tähendab, siia on nüüd toodud terve rida märksõnu, ühesõnaga, mis siis seda kriisi tihedat keskkonda peaksid nagu iseloonustama. Ma ei hakka neid kõik ette lugema, neid on siin, eks ole, kusagil 7-8 ja kui nüüd lugeda kriisialast kirjandust, te leiate sealt siis akronüüme, VOCA näiteks, või kus on võetud siis VOCA keskkond, et kuidas elada VOCA keskkonnas, siin on võetud siis nüüd, eks ole, esitähed nendest osadest sõnadest, V on volatiilsust ja nii edasi ja on siis nagu väidetud, et see on teistsugune keskkond ja seal tuleb nagu tegutseda teistmoodi. Nii, nüüd näitaks teile kahe looma pilti. Ilmselt see esimene on nagu tuntum, see on see majandusteadlase, finantsteadlase Talebi must luik. Ühesõnaga, peale seda, kui see suur finantskriis käis, siis sai väga populaarseks Talebi teooria selle kohta, et tegelikult ega ma ei olegi võimeline suurt midagi ette nägema. Et mingid protsessid algavad mingite selliste põhjuste tõttu, mis praktiliselt ei olegi prognoositavad. Tähendab, varem pole midagi taolist olnud. Me peaaegu ei suudagi seda nagu välja mõelda, et midagi sihukest võiks tulla. Must luik arvati, et luiget pole kunagi nagu mustad. Selgus, et Austraalias üks oli, et põhimõtteliselt on võimalik, et tuleb siis nagu selline mustade luikede parv, eks ole, me ei suuda, oleme nagu siilitudus, ei oska nagu eriti selliseid asju ette näha, aga peaksime hästi ettevaatlikult mõtlema selliste hästi väikeste ja nõrkade signaalide ja asjade peale. Ja nüüd vastandina sõjas natuke tigedaks rea teisi nagu
majandusteadlasi, ühiskonnateadlasi ja need tulid siis välja teise loomaga, see on siis hall ninasarvik. Ja nemad ütlesid, et vaadake, et neid musti luike võib ju tulla ja see on nagu hea, et ta leeb hoiats, et tuleb nendega ka arvestada, aga vaadake, palju ohtlikumad on hallid ninasarvikud. Ühesõnaga, et tallab ringi igasuguseid tegelasi, kes võivad meile peale astuda või midagi muud paha teha, me just nagu teame, et seda võib juhtuda, aga me suudame seda mitte märgata. Me suudame seda mitte välja teha nendest elukatest. Et võib-olla ikkagi nüüd pigem tuleks rohkem tegelda nende hallide ninasarvikute ohtudega, mis need võivad tekkida, et need on jämedates joontes on nagu ettenähtavad. Ja tegelikult ikkagi paljudel juhtudel selgub, et mingid kriisid, mida on musta luige kriisiks nimetatud, seda vist ikka ei ole. Näiteks COVID-i kohta öeldi kohe, et see on must luik. No ei ole must luik. Tähendab see, et selline pandeemia tuli on loomulikult oli peaaegu et ennustamatu või väga väikse tõenäosusega. Aga see, et regulaarselt pandeemiad meist üle käivad, mis uudis see on, kes on, ütleme, sellise meditsiini ajalooga tegelenud. Palju hullem kriis oli peale näiteks esimest maailmasõda, Hispaania gripp viis rohkem inimesi hauda kui see praegune pandeemia. Ja kui nüüd inimesed nagu tihedamini suhtlevad ja pealegi ütleme, on ka nähtud seda, kuidas mingid tõved nagu loomadelt inimestel üle kanduvad, siis võiks nagu öelda, et mis seal ennustamatut oli. Aga me nagu ei vaevanud ennast sellega, et äkki tuleb järgmine pandeemia, et kas me oleme nagu selleks valmis. Ja nüüd miks see vahe tegemine nagu oluline on, et kui eeldame, et kaela tulevatest kriisidest on enamik musta luige kriisid, et siis mis me saame paremal juhul, saame panustada paindlikkuse hoidmisele, süsteemide lihtsustamisele, kriisivarude tekitamisele, hädaabidele ja nii edasi, aga see kõik ju maksab palju ja pidurdab arengut. Ja ütleme, see oleks ikka päris jube, kui me kogu aeg kõiki asju kardaksime ja tohutult ennast julgestaksime üle. Nüüd musti, et nende hallide ninasarvikute nagu ohtude peale mõtlemine ja ettevalmistamine on vist mõistlikum ja see on ka põhjendus, et miks siis tuleks teha nagu kriisistsenaariumeid, millest ma nüüd kavatsengi rääkida. Sest ega me ei saa mingi kriisi kohta öelda täpselt, et mis kujul ta tekib ja kuidas ta toimib ja kuidas ta edasi argneb, see on eriti oluline. Kui süsteem on ebastabiilses seisundis, võib mingi kriis või kriiside kombinatsioon argneda väga kaugele, aga ta ei ole põhimõttelist ennustamatu, et me saame ka midagi teha, et kui need kriise mitte välistada, siis vähemalt nende kulgu pehmendada. Ja nüüd siis ma püüdsin joonistada siia ühe pildi, mida ma nimetaks võib-olla Eesti kriisipildiks. Ja ma panin siia praegu ümberringi sellised väliskeskkonnast tulenevad ohud. Ja need on siin tükki 3 on nagu traditsioonilist kõik geopoliitika, julgeolek, sõjaoht, eks ole, siis ökoloogilised katastroofid ja löögid nii kliima kui elurikkus kui muu. Ja siia juurde siis ma nüüd lisasin nendele 3 ütleme, majandus on siis ka nagu traditsiooniline, kogu maailmas ikkagi praegu majandus nagu eriti ei kasva, majandusega on probleeme, kas ta peaks kasvama, see on teine asi. Aga me oleme väike avatud majandus ja kui näiteks meil välisturg kaob ära, me ei saa midagi müüa, siis on kindlasti mingil perioodil kriis. Ja nüüd ma siia joonistan ühe 2 näoga jaanuse, et see on tehnoloogia progressist tulevad võimalused, AI-d ja kõik muud. Ja need on siis nagu ühtepidi just nagu lahendus, aga teistpidi võivad tekitada ka omaette nagu probleeme.
ja ma rõhutan, et see on nüüd ainult nagu väline pilt, aga nüüd edasi on küsimus ka selles, et milline on meie sisemine olukord, et kas me suudame siis, kui hakkavad meie sisemised vastuolud ja negatiivsed arengud nagu sattuvad kokku nende välistega, siis see on nagu raske lugu. Nii et see näitab siia siis nagu seda meilt seespoolt tulevaid nagu mõjujõudusid. Nüüd ma kirjutasin see 2 tsitaati üles. Üks on nagu akadeemik Maarja Kruusmaalt, kes on töötanud Euroopa Komisjoni peanõustajana ja tema artikli pealkiri, mis Eesti ajakirjanduses ilmus, oli, et apokalüpsise ratsanikega tuleb tegeleda korraga. Ja teine on siis üks ka kriiside üle filosofeerijat arvastav Saaremaa mees, kes ütleb umbes niimoodi, et meil on häda see, et me peame sõdima vähemalt 3 sõda korraga. Tähendab, ütleme sõda laiemas mõttes, et mitte ainult, et keegi ründab otseselt, aga ka julgeoleku kindlustamine ja kõik see. Ja iga sõda neist nõuab erinevaid arusaami ja väärtusi. Ja kompromissi otsimine on siin nende vahel üliraske. Ja me olemegi praegu jõudnud situatsiooni, kus nagu, ütleme, on nagu nendest apokalüpsise ratsanikest. Paneme teile siia pildi ka, see on Düüreri kuulus kunstiteost 4 apokalüptilist ratsanikku. Pärast püüdke mõelda, kas te teate, kes need 4 on, neil on kõigil nimed ka. Aga nad ikkagi päris suuresti kattuvad nendega, mis mul seal pildi peal oli. Et paneme nendest mõne pausile. Et me olime jupp aega tagasi õudselt rohelised, rääkisime rohepöördest, kuidas Eesti on väga roheline Euroopas eesrindlane. Nüüd, kui te meediat loete, siis seal lööb nagu vastu see, et rohepööre tuleks pausile panna Eestis. Et meil on nagu olulisemad ratsanikud, kellega peame võitlema, sõjaohud ja majanduse kasvama saamine. Aga mingi aja pärast võib vastupidi keerata. Näiteks siin hiljuti ilmus müügil üks Saksa Bundeswehri akadeemia professori raamat, kus kirjeldatakse seda, kuidas sõda lõpeb Ukrainas mingisuguse nigela rahuga ja Euroopa otsustab nagu panna kogu selle kaitse korraldamise pausile. Ja lõpptulemus on see, et kusagil 4 aasta pärast üritavad venelased võtta ära Narvat ja Hiiumaad. Hiiumaa annavad õnneks tagasi pärast, aga mille tõttu, et oli pandud pausile, et Euroopa oli leidnud, et ei, et ta enam sellega ei taha tegelda. Praegu ta ökoloogiaga me ei taha tegelda, eks ole. Nüüd, kui tuleb mingi suurem ökoloogiline värk, ma ei tea, mis seda, see peaks olema, mingid Lusitaania teod tulevad, ma ei tea, kana suurused ja nokkivad meil kõik ära, siis me ütlen, et paneme jälle need teised asjad pausile. Et siin on selline korraga võitlemine on nagu kõige keerulisem ja ka ütleme, eri tüüpi inimestel on väärtused hoiakud väga erinevad. Näiteks majandusmehed ja eriti ärieliit, neil on nagu üldine arusaam see, et loodus on selline isereguleeriv ja kindel värk, et midagi juhtub, aga see taastub kindlasti ise ja ega seal midagi hullu ei ole. Ja siis, ma ei tea, ökoloogid, sotsiaalteadlased, humanitaarid, need ütlevad, et loodus on tohutult haavatav ja et sealt võib igast jubedasi tulla ja et seda tuleks prioritiseerida. Nii et nagu raske on see kompromissi otsimine. Ja siin nüüd ma panin kirja lihtsalt mõned nagu siseprotsessid. Siin igaüks, jällegi ma neid ette loe, igaüks võib siia seda rida pikendada. Et meil on rida siseprotsesse, mis meie nagu vastupanuvõimet mõnevõrra nagu nõrgendavad ja kui need sattuvad kokku sellega, et mingi nagu välismõjude kombinatsioon tuleb kaela, siis on paha järg, et me peaks nagu püüdma neid, eks ole, ka siin vähendada, et meie süsteemi nagu stabiilsus tõuseks, kui me ei suuda ka väliseid kriise hoida kõrvale. Ja nüüd siis lihtsalt on siia kirjutatud, et see töö nüüd, millel mu see jutt nagu baseerub, toimus põhiliselt 2024. aastal, natuke jooksval 2025. algusesse. Siin on kirjas siis need töö põhitäitjad.
nii Tallinna Ülikooli poolt kui Tartu poolt ja teised. Ja see tööjaotus oli umbes niimoodi, et Meiluta oli nagu metodoloogia ja stsenaariumi analüüs ja tartlased tegelesid makromodelleerimisega, ühesõnaga selle asja. Ilu oli veel see, et me püüdsime siis võtta 2 sellist Eesti makromajanduslikku arengustsenaariumit, üks, kus nagu majandus siiski läbi ja ta areneb, teine on see, kus majanduskasv kidub ja siis püüdsime need meie poolt prognoositavad stsenaariumid siis sisendada nendesse majanduskeskkondadesse, et millal midagi on reaalne ja kui tugev on mingi kriisi mõju siis, kui majandus on nagu nigelas seisus või kui ta ei ole väga nigelas seisus. Nii, ja nüüd see mõtteloogika oli umbes selline, et meil see oli tellijaks, oli majandusministeerium, me võitsime selle tellimuse konkursi kohe ülikooliga ja meil oli öeldud, et me peame 4-5 sellist stsenaariumit tegema, ohustsenaariumit. Ja neid analüüsime tegema siis järeldused, kuidas siis Eesti nagu sellist säilenõtkust ja majanduse kui Eesti terviku säilenõtkust tõsta. Nüüd me arutasime jupp aega, et see number on nagu kaunis väike, et kas selle pealt üldistada saab. Ja siis me nagu mõtlesime umbes niimoodi, et esiteks me suurusime selle numbri natuke suuremaks enda kahjuks. Aga et see liivakella ülemine ots on see, et kus me siis kogusime kokku need ideed ja ohud, millest kirjandus räägib, mida me ise pidasime oluliseks ja ütleme Riigikantselei on ka nagu ohtude kaardistamisega tegelenud, arutasime nad siis oma selle generalistide seltskonnaga läbi ja siis tegime sealt valiku, et me teeme nagu 7 stsenaariumi paketti, igas ühes on mitu stsenaariumit, sest iga stsenaariumi erineval viisil nagu tekkida. Ja kui see on nagu, ja siis meie tellija majandusministeerium oli väga soliidne, tema ei visanud ühtegi meil üle ääre, ta pani 1 juurde veel. Aga et sisuliselt see oli nagu ikka selle meie teadlasseltskonna nagu näidismaterjal. Tähendab, ega ma ei suuda tõestada, et need on kõige olulised ja kõige tõenäoliselt. Aga need on meie arvates olid piisavalt tõenäoliselt ja piisavalt usutavad, et püüa need stsenaariumitega läbi mängida. Ja see, et stsenaariumitega läbi mängida, ei tähenda, et me prognoosiks, et kindlasti tuleb. Ei pruugi tulla. Esiteks võib väliskeskkond olla meie suhtes armulikum ja teiseks me suudame võib-olla ise targalt käituda, et seda kriisi ennetada. Ja kui need on nagu läbi mängitud ja läbi arutatud, meil oli väga suured ekspertgrupid, spetsialistid eri aladelt ja 2 korda nagu läbi arutamise klaarimine, mille jooksul neid stsenaariumid tehti nagu täpsemaks, et siis teeme järeldused, et mida nende stsenaariumite osas konkreetselt teha iga stsenaariumi osas. Ja teiseks, et kuidas võiks Eesti oma sellist institutsionaalset võimekust suurendada, et üldse olla kriisikindlam. Ja nüüd ma ei jõua teile muidugi neid stsenaariumeid põhjalikult siin rääkida, aeg hakkab otsa saama, aga ma lihtsalt käin korra teil siit silmadest läbi, et kõigepealt olid siis migratsiooniohuga seostuvad stsenaariumid, neid meil tuli 4 tükki, meie paksime 3, aga ekspertide arutelu käigus nad paksid 4. juurde, 2 oli seotud Venemaaga, 2 ei olnud seotud Venemaaga. Üks on selline hübriidkriis, eks ole, nagu me nägime siin seda Venemaa poolt initsieerituna Poola ja Leedu piiril, aga oletame, et see on mõnevõrra õnnestunum ja mingeid 2000 inimest 3. maailmast õnnestub kuidagi siiapoole Narva jõge Peipsi järve lükata. Siis teine oli see, et mis siis juhtub, kui Venemaa ise mingi aja pärast tikuks lagunema. Ja kui Venemaal on paha olla, kuhu siis nad tahavad ikka minna, eks nad piirriikidesse tahavad minna. Siis 3. oli see, et näiteks kliimakatastroofi muudel põhjustel tekib 3. maailmas väga suured või sõdade väga suured kriisid ja tahetakse kangesti Euroopa Liitu tulla ja siin on siis nagu 2 varianti, et kas üks stsenaarium oli, et kus Euroopa Liidul on teatud ühine poliitika, kuidas sellel vastu astuda, ja teine oli siis see, et kui tal seda mitte ei ole. Nüüd teine puudutas elektroenergeetikat ja see siis taandus nagu sellele, et võib tekkida variante, kus näiteks, ütleme,
tuumajaama me niikuinii enne 2035 valmis ei saa, et vahepeal tekib väga suur elektridefitsiit, sellepärast, et kõik need tuuleenergeetika värgid on ka pausile pandud, kui te näete, kui tugev vastuseis on. Siis seda oli meil isegi 2 eri varianti, siis 3. variant oli see, et kui me ikkagi jätkame täismahuga tuuleelektriga, siis selgub, et ta saatana osutub liiga kalliks, et meil pole taga midagi teha ja me ei suuda tast maksta. Ja ütleme, et siin see oli nagu selles mõttes oluline, et ta illustreerib sellist olukorda, kus algul võeti just nagu väga progressiivne strateegia. Loosung võiks olla, et mängime masti, et saame purjed peale. Et teeme kõige kiiremini, kõige rohelisemalt ja nii edasi, aga maailm on kare. Ja igasugune see on nagu selline mingi süsteemi ümber korraldamine, ümber orienteerumine, seal on väga suur hõõrdetegurid. Ühesõnaga, paljud asjad võivad alt vedada, võivad teistmoodi minna ja siis tekivadki nagu need hädad. Nüüd iduettevõtlus Eestist lahkumise stsenaariumid. Praegu me need enam ei teeks. Aga eelmise aasta algul olid need väga aktuaalsed. Ka iduettevõtete ühendused käisid meil peale, ütlesid, et asi ikka paha, et ühtepidi meie 3. maailmast pärit tööjõud nuriseb, ütleb, et suhtutakse Eestis halvasti, eriti kui sul naha värv juhtub mitte sobilik olema ja et miks me peaks üldse Eestis olema, et me oleme nii kõvad ja eksperdid võime kohe minema siit kaduda. Ja teine oli siis see, et kui on selline ülemaailmne riskirahast sikaldus, et lihtsalt kogu see iduvärk tõmbab maailmas tervikuna kokku. Nii, järgmine oli võib-olla mõnevõrra ootamatu, et me kaotame Eesti rahvuspuupuistud, kuusikud. Ja asi on selles mõttes tõsine, et kuusikute protsent Eesti nagu puidu tarmis on väga kõrge, rääkimata ökoloogilisest poolest, ja kuna toimub kliimasoojenemine. Ja kliimasoojenemine on korrelatsioonis igasuguste puuhaiguste ja kooreüraskite levikuga ja muu taolisega, et siis nagu võib juhtuda, et meil sajandivahetuseks Eestis enam kuusikuid ei ole. Et kuusepuud küll on segametsades, aga mitte enam kuusikuid. Ja stsenaariumid mängisid seda läbi, et kas meil õnnestub siis nagu selle üraske ja metsakahjusse ohtudele vastu astuda või ei õnnestu, kuna seadusandlus on ülereguleeritud, väga raske on midagi teha, siis metsamehed ja looduskaitsjad on omavahel nogade peal umbusaldavad teineteist kogu selline mäng ja vaatasid, mis siis juhtuda võiks. Ja ütleme, üle-eestilist katastroofi sel juhul ei juhtuks, aga Kagu-Eestis läks küll pahasti, seal on puidutöösse osatähtstööhoidus väga kõrge. Ja sellest piisab. Ja viimane oli siis, et kui rahvusvahelised väärtusahelad maailmas ümber korralduvad, kolmnurk USA, Euroopa Liit, Hiina, näiteks USA tahab Hiinat auti mängida, Euroopa ei taha auti minna, tekivad nagu vastasseisud ja ütleme, et need riigid, kes näiteks toodavad Hiinasse kaupa, meie partnerid, Rootsid, Soomlased, Saksed ei saa seda teha, kaotavad oma allhanke ja paha. Teine Euroopa Liidu konkurentsivõime langus lihtsalt. Me ei saa väljaspool Euroopa Liitu midagi väga eksportida, sest Euroopa Liidu kaup, kaasalt Eesti kaup nagu ei ole müüdav nende hindadega. Ja kolmas on, et maailmas korraldatakse mingisugune tohutu logistiline laos küberrünnaku tagajärjel ja mis siis Eestis juhtub. Mitte ainult elektroonikatöös siis ja mingeid juppe, aga toiduained rikkenevad, ravimeid ei saa ja midagi taolist me nägime ka koroonakriisi algul. Ja sellega ma peaaegu lõpetaks nüüd ütlesin ühe lause, et aga miks see kõik nüüd oluline on? Et oluline on nimelt sellepärast, et eri kriisitüüpidel ja meie neid toime välja tükki 5, ei kommenteeri, aga lasen teil silma eest läbi, eeldavad kõik erisugust käitumist. Ja kogu see vahendite arsenal ja kogu valitsussüsteemi ümberkorraldamine peaks olema nagu kriisitüübi põhine. Tähendab, et me ei saa öelda, et me teeme midagi, mis on kriiside vastu.
ei ole. Me peame teadma, et kas me teeme üleminekustrateegia kriiside vastu või teeme seda nõrgeneva süsteemi kriiside vastu. Ma ei tea, näiteks Ida-Viru võivad tekkida kriisid või on need hoopis mingid kolmandat tüüpi asjad. Aitäh! Aitäh, Erik!